tere, Merike! Tere! Käisid just äsja enda vaimse õpetajaga kohtumas Londonis. Räägi, mis sa sellest kohtumisest endaga kaasa võtsid? Jah, ma tõepoolest käisin septembris Londonis ja kohtusin oma vaimse õpetaja Louise L. Hay'ga. Ja ma olen selle kohtumise eest väga-väga tänulik. Ja ma olen tänulik selle eest, et ma 2 aastat tagasi iseendale püstitasin eesmärgi. See oli mu soov, et kohtuda Louise'iga ja nüüd on see siis teoks saanud. Ja mis ma sealt kaasa võtsin? Ma võtsin sealt kaasa hästi palju inspiratsiooni ja hästi palju armastust. Ja ma sain kinnitust sellele, et kuna ma Eestis õpetan Louise L. Hay õpetusi, siis kinnitus selle kohta, et need õpetused on nii lihtsad ja nii vajalikud selleks, et me kõik tunneksime ennast õnnelikumana, paremana ja rohkem armastatuna. Millisel moel see kohtumine on sinu käitumist muutnud? Kas on midagi, mida sa nüüd teed teistmoodi ka? Kindlasti ma teen asju teistmoodi, sest iga kohtumine, iga situatsioon, iga olukord õpetab meid. Ja minu kõige suurem avastus, mida ma siis nüüd teisiti teen, on see, et ma leidsin enda jaoks, et ühe väga võimsa jaatuse. Ma ütlen jaatusi igapäevaselt. See on minul nii automaatne mõtlemine, käitumine, et iga olukorra jaoks on mul oma jaatus. Ja ma nagu lihtsalt elangi läbi nende positiivsete jaatuste. Ja kui ma olin seal Londonis, siis Louise ütles lavalt, et ela teadmisega, et elu armastab sind. Ja ma vaatasin teda ja mõtlesin, vau, milline jaatus, nii lihtne ja niivõrd võimas, niivõrd inspireeriv. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas ma varem selle peale tulnud ei ole. Ja siis ma sain sealt veel ühe kogemuse, et Eestis on näidatud, ma ise olen näidanud Louise'i filmi, Sina oled oma elu tervendaja. Ja kui ma tagasi tulin, me tegime filmiõhtu ja ma vaatasin seda filmi 10. korda. Ja ühel hetkel ma tajusin, et see lause ehk see jaatus oli seal filmis olemas. Mina ei olnud seda kuulnud. Ma kuulsin seda Londonis Louise'i enda suu läbi. Ja ma elan täna selle teadmisega, et elu armastab mind. Ja ma sain seda tundma läbi selle, et meil oli 8. oktoobril Lõunakeskuses heategevuslik tervisepäev, kus oli 200 inimest, lapsed valmistasid võileiba, seal olid ettevõtteid, esinejaid, sponsoreid, kes seal üritusel olid, pluss siis pealtvaatajad. Ja kui me seda ette valmistasime, siis see ettevalmistusaeg aina lühenes. Loomulikult on see, et sisemuses tekib selline ärevus, et kuidas kõik asjad laabuvad. Minul oli täiesti kindel teadmine, elu armastab mind. Ma saan kõigega suurepäraselt hakkama. See üritus õnnestub 100%. Ja kõik läks nii. Ehk läbi selle, et sa suudad iseennast rahustada ja häälestuda sellele lõpptulemusele, mida sa tahad, siis seda sa tegelikult saad. Selle sisenduse juures on vist oluline ka see emotsioon või tunne. Millisel moel saada seda autentset tunnet sinna juurde, et ma tõesti seda sisendust ka usuksin? See on läbi selle, et sa tegelikult ju tead, mida sa tahad. Kuid inimesed on harjunud keskenduma sellele, mida nad ei taha. Ja kui sa tead, mida sa tahad, nagu see sama üritus, ma tahan ju, et see üritus õnnestub 100% ja ma keskendun sellele lõpptulemusele, siis ma tajun ju seda, mis tunne on see, kui see üritus on lõppenud, minus on see hea tunne, inimesed on rahulolevad, siis ma saangi läbi selle heaolutunde seda öelda, panna see tunne sinna juurde. Kõik laabub suurepäraselt. See tunne tuleb iseenesest siia juurde. Sest me oleme kõik kogenud õnnetunnet ja selliseid raskemaid tundeid enda sees ja me saame aru läbi selle tunde, mida me mõtleme. Ja see tunne on kinnituseks, et mõte ja tunne on minu jaoks tasakaalus. Kas on võib-olla mõni sisendus, mis sa soovitaksid mul kohe täna õhtul proovida järele? Loomulikult, see on see sama lihtne jaatus, mille ma Londonis kaasa tõin. Elu armastab sind, elu armastab mind ja ma usun, et elu armastab meid kõiki. Proovin järele. Aitäh, Merike! Aitäh sulle!